Tere tulemast kuulama Murevabaks podcasti. Mina olen Lomeli. Ja tere ka minu poolt, mina olen Lili. Võib-olla jah, naljakas on nagu salvestada nüüd nagu videoga, on ju. et me selle tutvustuse tegime ka sellepärast, et kes meid ei tea, siis võib-olla viib nüüd nagu näo ja pildi kokku. Et tegemist on siis viimase episoodiga sellel 6. hooajal. Viies ei ole või? On või? Vist on Okei, ju. võib-olla on 5. hooaeg, igatahes viimane hooaeg, viimane osa. Ja me mõtlesimegi, et teeks nagu pulli pärast prooviks seda pilti ka, et võite teada anda, kuidas teile meeldib. Et saab vahepeal teha ka siis video podcast, ehk siis, kuidas see video podcastid öeldakse? No ongi, ma arvan. Vlogcast või? Okei, Ma ei tea, mingi fancy. Mingi nimi on sellel. Ma ei ole kuulnud isegi. Jah, aga täna me siis salvestamegi Lili juures, mis on väga tore, sest et meil on siin rõdu ja lõpuks on ka soe ilm. Ja natuke suvisem episood. Täpselt. Aga millest me täna räägime, Lili? Me räägime täna peamiselt nii-öelda kokkuvõtlikult, mis vahepeal toimunud on, mis ees ootab, kõigest sellest, mis meie elusid puudutab, et tihti me siin kutsume ju külalisi või räägime mingitest teistest teemadest ja siis jääb taustale, et mis meie eludes üldse toimub. Jah, väga õige. Ehk siis täna meil ongi hästi kokkuvõtlik episood just nagu võib-olla selle suunaga ka, et mis edasi saab, on ju, et tihti nagu kui ise kuulad podcastist, tahaks nagu teada, et okei, te lõpetate, aga mis nüüd nagu edasi saab. Eks võib-olla me valgustame teid nagu selles osas natuke ja räägime, et mis nagu üldse edasi. Mis üldse meie plaanid on. Aga kuidas on läinud praegu sinu nüüd see kooli viimane kuu võib-olla, et me rääkisime sellest life update osas sellest küll natuke, et mis meid ees ootab, aga nüüd päriselt on kool läbi, on ju, selleks aastaks. Et kuidas sul see teine aasta lõpetasid, on ju? Jah, just kui teine on ju, ma vahepeal aasta aega puhkasin ka, aga tead, see kuidagi mingi hetk jäi nagu kool hästi taustale või mingid muud asjad hakkasid toimuma nii suure kiirusega, et enam ei pannud nagu tähelegi, et ma koolis ka käin. Et kuidagi jah, ma ütleks hästi lihtsalt tegelikult läks nagu need viimased kuud, et võib-olla kui sügissemester tundus nagu hästi raske, siis kevad oli siuke, et ma lõpuks enam nagu ei pannud tähelegi, et ma koolis käin. Aga eks see vaata minu pool oli ka palju see, et ma olin juba ette teinud mingeid aineid ja mul ei olnud nagu koormus nii suur. Kuidas sul saju siin, sul on täitsa teised teemad koolilainel, keegi siin lõpetas vahepeal? Mina lõpetasin ülikooli, mina olen kõrgharitud. Ma ei tea, kuidas. Ei, tegelikult ma lihtsalt ütlen, et nagu see bakatöö on selline asi, et kui sa nagu normaalsel ajal seda tegema hakkad, siis tegelikult see on lebo. Et nagu ma ei usu reaalselt elu sees, et keegi kukutab sind läbi, kui sa päriselt midagi ära esitad. Et kui see pole päris plagiaat ja kui seal pole nagu kõiki neid vigu, on ju, aga kui sa päriselt üritasid ja tegid, siis see nagu tehtav. Aga seda tehes sa nagu terve aeg mõtled, et äkki mul on plagiaat. Nagu mu terve, ma olin nagu täiesti stressis, et mul on raudselt plagiaat. Ma raudselt saan mingile vangi selle eest, et ma võtsin kellegi tööst midagi. Aga ei, mu plagiaadi protsent oli vist mingi 3,8 kogu töö peale protsenti. Siukse protsendi või? Ja nagu see lastakse plagiaadi kontrollist läbi, siis saad mingi protsendi ja kui üle 15% on, siis hakatakse seda nagu vaatama. Ja mul oli 3,8. Ja ma olin nagu, jumala hea. Ja kaitsmine oli ka hästi kuidagi nagu, ma kartsin nii palju hullemat. Aga selle sain ka tehtud ja sain A-lausa bakatöö, nii et ma ütlen, et ma julgustan kõiki, kes nagu võib-olla sellepärast ülikooli kardavad selle lõputööd, siis nagu see on viimane asi tegelikult, mida karta. Kui sa juba kõik rasked ained ära teed, siis see bakatöö on lihtsalt siuke, tead, lihv sellele lõpule. Ja tegelikult nagu tunne on nii hea, kui sa mõtled, et appi see kõik on, et ma ei pea seda kuradi bakatööd enam lugema mitte kunagi. Nii kopp on ees, aga ülikool sai lõpetatud. Ja kuna me varsti räägime kohe, mis edasi saab, siis ma veel ei ütle, mis ma edasi teen. Aga tegelikult on tunne mega hea ja nagu tundus, et vähemalt mulle endale tundub, et see aeg, mis ma seal õppisin, et see oli seda nagu väärt. Ehk siis nagu hästi palju ma kuulsin seda juttu, et mis asja nii mõttetu, näen ju. Aga ma nagu just tunnen seda nii, et isegi kui ma nagu sain õppida asju, mida ma olin juba õppinud, näiteks meil oli, vaata, ma olen varem ka rääkinud näiteks eesti keele aine, kus me õppisime komasid panema. Et tundub just kui naljakas on ju, et õpid nagu mingi 5. klassi eesti keelt, aga samas see kinnistas jälle midagi, vaata. Et kõik siuksed ained olidki nagu, ma võtan neid pigem nii, et tead hea, kui lihtne oli nagu. Hea, kui vahel lihtne ka oli. Nii et julgustan ikkagi kõik ülikooli minema nagu. Tegelikult on päris äge mõelda, et kodus on nüüd diplom nagu. Et jah, aasta pärast lähme siis Lili lõpetamist. No just. Ja tead, ma pean ka ütlema, et kui ma olen nagu kõrvalt vaadanud sinu seda bakatöö protsessi ja üldse seda viimast aastat, siis see on hästi palju minul ka nagu stressi maha võtnud, sest et see tõesti ei tundunud nagu nii raske, kui räägitakse igal pool.
ja just ma arvan ka vaat see julgustus, et sinu bakatöö oli ju mingis mõttes nii-öelda meie podcastist või teema, mis nagu sinu jaoks on ikkagi nagu südamelähedane. Ja see andis mulle ka hästi palju seda indu, et sa ei pea tegema mingi nõmedast, kuivast teemast seda, vaid sa võidki võtta mingi teema, mis sulle väga meeldib ja siis on palju kergem seda teha ka, on ju. Ja see oli nii suur kergendus, sest et tegelikult on ju see, et kui see baka mingi siuke seminar on, siis seal pakutakse ju teemat välja ka, et mida võiks teha. Ja saad aru, ma vaatasin neid ja mõtlesin, et nagu no kui ma hakkan sellist asja tegema, saad aru, ma pean alguses guugeldama, mida need sõnad üldse tähendavad, on ju. Aga ma teadsin kohe, et ma tahaks nagu meie podcastiga midagi teha, on ju. Ja see on nii hea asi, mida nagu tulevased podcasti inimesed saavad nagu arvesse võtta, kes loovad podcasti, on ju, et kui palju päriselt siis need vaimse tervise ja taskuhäälingud inimesi nagu aitavad. Ja jumala äge on see, et mu bakatööst tuli välja, et päriselt inimesed on pöördunud psühhiaatri või psühholoogi juurde, sellepärast nad kuulasid vaimse tervise podcasti. See on minu jaoks nii suur võit nagu, et appi nagu päriselt nii äge. Või me saime ka enda podcasti kohta sealt nii palju nagu positiivset tagasidet, et me oleme nii teistsugused või nagu kuidagi nooruslikud ja räägime hästi avatud kaartidega, on ju, mis on nagu meile ka mingis mõttes, ma sain nagu 2 ühes vaata. Nagu uurimustöö endale, on ju, aga uurimustöö ka meie podcasti kohta mingis mõttes. Nii et ma arvan, kui sa võtad vähegi teema, mis sind huvitab, täpselt ka sina, Lili, järgmine aasta, on ju. Ja kui sa alustad normaalsel ajal, mina alustasin vist oktoobris või novembris ja siis nagu ma ei teinud kogu aeg, vaata, palju, on ju. Aga kui sa natuke kogu aeg teed ja õpetajaga, siis oma juhendajaga suhtled, siis on kõik jumala narvna. Ja mulle tundub ka, et enamik teevadki selle vea, et nad jätavad lihtsalt nagu liiga viimasele hetkele selle ja siis on see stress nii suur selle ümber. Aga mul on ka juba see, et mul on tunne, kas ma saan juba kuskilt tegema hakata. Ei, sellest teemat võib alati mõtlema hakata, et juhendaja on see, kellega siis viimistled, mis on nagu tore. Aga issand, liigume sellest igavast teemast nüüd edasi. Liigume. Kui me nüüd mõtleme nagu tuleviku peale, ehk siis lähme nagu kooli teemaga korra edasi, et mis sa nagu ootad nüüd sellelt viimaselt kooliaastalt, et Lilil on nüüd ju viimane kooliaasta, täpselt nagu mina praegu lõpetasin, et mis sa nagu ootad sellest või kas sa ootad üldse midagi? Tead, ma isegi võib-olla, kõige rohkem ootan ikkagi seda, et lihtsalt saaks nagu lõpuks kätte mingi kraadi, on ju, sest et minu jaoks ei ole esimene kogemus ülikoolis käia, on ju, ja ma ikkagi tunnen, et ma olen nagu aastaid rabelenud millegi nimel ja mul ei ole nagu midagi ette näidata. Et see on minu jaoks nagu suur asi kindlasti, et saaks lõpetatud ja natukene ma püüdlen oma selle kuldmedali poole, et eks näis, kuidas sellega läheb. Edu. Aga võib-olla isegi, mis on tegelikult olulisem, vaata, kui kõik need hinded ja asjad, mis mul on nüüd, on hakanud nagu rohkem võib-olla rolli mängima, et ma tunnen, et ma tahaks selle viimase aasta jooksul rohkem selliseid lähedasi kontakte saada ülikoolist. Või see, et ei ole nagu see, et ma lähen koolist ära ja ma enam ei suhtle mitte kellegagi, on ju, vaid tahaks nagu võtta kaasa ka mingeid inimesi sealt enda jaoks. Ja ma tunnen, et võib-olla varasemalt see on ka hästi palju olnud nagu mu enda taga kinni, et ma olen ennast nagu eraldanud, et käin oma tunni ära, lähen koju, on ju, aga võib-olla olla rohkem avatud ka ise sellele, et inimesed tuleks muga suhtlema ja ise suhelda, et see on võib-olla isegi kõige rohkem minu eesmärk selle aasta jooksul. Ja kui see hästi naljakas on see, et sa ütled, et rohkem avada ennast, et mul nagu ülikoolis üldse ei olnud seda eesmärki, on ju, me oleme sellest hästi palju nagu omavahel rääkinud ka, on ju, et meile meeldib oma ette. Ja minul ka ei olnud need 2 aastat või mis ma puhkasin, ma hoidsin nii eraldi kui võimalik, on ju. Või kuidagi seda energiat reaalselt ei jätku lihtsalt, et nagu vahepeal nagu nii-öelda tüütuda inimestega suhelda, on ju, et see ongi nagu kelle jaoks keegi ei sobi, on ju. Aga mul ongi tunne, et see, et mul olid sina ja oli nagu mul üks kursade Elisabeth, on ju, kes ka kunagi meiega podcasti tegi. Et mul on tunne, et nagu mulle piisas, kui oli nagu 2 sellist inimest, kellega ma vähemalt sain nagu midagi rääkida, on ju. Et aga see on minu meelest nii tore, et sa nagu päriselt tahad niimoodi rohkem avada ennast ja ma täiega elan sulle kaasa. Et oleks normaalsed inimesed. Et kui Lilile keegi haiget teeb, tulen haamriga uksed. Nii et jah, väga tore. Ja diplomi saad ka raudselt kätte, ma isegi kahtle selles. Ja kuldmedali tuled ka koju, nii et. Ja kui tuleb, pole cool. Jah, ma arvan ka. Ma ei ole ka kunagi seda võtnud nagu selleks, et ma pean saama ja kõik hinded peavad olema, aga hetkel on lihtsalt kuidagi läinud nii, et nagu väga tõenäoline tundub. Ja kusjuures ma vaatasin, mul jäi ka ülivähe puudu, kuna ma lihtsalt ei pingutanud ja see ei olnud mu eesmärk. Mu keskmine hinne oli vist 4,3, aga see oli siuke, et ma lihtsalt umbes loivasin, on ju, et tegin ära. Aga kui ma oleks päriselt nagu mõelnud selle peale, siis ma arvan, see oleks täiesti tehtaval.
ja tead, miks mina isegi vist kõige rohkem seda tahan, on see, ma võib-olla olen vaata varem rääkinud ka, et kuna mul ei ole nagu mingeid sportlikke medaleid või karikaid või siukseid asju, siis ta oleks nagu mingi elu esimene siuke asi, et sa saad ette näidata, et näe, ma teenisin selle välja, nii-öelda enda töö ja vaevaga. Ei, muidugi, see on alati tore. Aga eks näis, ma siin kerin oma lootuseid üles ka. Ei, peabki vaata kerima, siis sul on vähemalt nagu see, et sa tead, et sa hõikasid selle välja, et siis sa pead pingutama. See on minu meelest üli hea taktika tegelikult. Aga ma räägin siis natuke võib-olla enda sellest asjast ka, mida ma plaanin, et mul justkui see ülikool nüüd läbi on ju. Ja kusjuures ma kandideerisin nüüd magistrisse. Kandideerisid või? Ja no ma ei taha nagu kõvalega väga öelda, vaata kuhu on ju, sellepärast muidu nagu piinlik, kui ma sisse ei saa. Aga ma kandideerisin magistrisse ja ma nagu mõtlesin, et tead, vahet pole nagu saan, siis on nagu okei, võib-olla lähen, ei saa, siis vähemalt ma lihtsalt proovisin, on ju. Aga ma võtsin seda ma võtsin seda otsust hästi kaua vastu, sest et ma ei teadnud, kas ma tegelikult tahan edasi õppida, on ju. Ja ma tegelikult siiamaani ei tea. Aga ma lihtsalt kandideerisin ja nüüd ma ootan, mul on juuli alguses on vestlus. Motivatsioonikirja esitasin juba ära. Issand, kui tubli. Nii, et... Nii salaja oled tegutsenud. Magister ootab mind võib-olla. Okei, aga mingi sarnane valdkond? Ei, valdkond on ikkagi suhtes sama, sest et noh, ma ei näe ennast ei tee karjääripööret. Ma ei näe ennast väga kuskil nagu, ma ei tea, riigitöötajana praegu või kuskil sellises kohas, et ma tunnen, et see valdkond on ikkagi päris okei. Ma pärast ütlen sulle nagu eraldi. Kes tahab mulle kirjutada nagu teades, võib ka alati, ma ei taha lihtsalt podcastis. Aga jah, igatahes sinna ma kandideerin ja ma võib-olla kandideerin ühte kohta veel, mis ei ole päris magister, aga ta on nagu kutseõpe vist rohkem, mis mind nagu huvitab. Siuke rakenduskraad, aga mingi, ta ei ole päris kõrgharidus, vaata. Nii et ühesõnaga ma nagu tahaks midagi teha, aga ainult sessioonõppena nüüd edaspidi, et ma saaks ka tööd teha ja nagu elu elada, sest et ma ei kujuta enam ette, et ma käiks nagu esmaspäevast reedeni koolis. Et mulle tundub see nagu nii jube nagu praegu, sest et ma olen nagu 22, on ju, ja siis mõtled, et ma olen terve elu õppinud. Ma ei tea, mul ei ole ühtegi aastat elus olnud, kui ma ei ole õppinud või siis ma ei mäleta seda. Nii et... See on jah teema, mis on minu jaoks ka, ma arvan, ma olen täpselt see vend, kes on mingi 60 ka ja siis läheb mingi järgmist kraadi tegema kuskil. Sest et isegi nagu vaata mingi aasta võid olla rahulikult, aga peale seda mul tekib täiega see sisse, et tahaks mingeid uusi teadmisi omandada. Ma jään nii lolliks, vaata ma ei arene. Et siuke teised nagu justkui lähevad mööda sust selle ajaga, kui sa ei tee midagi. Mul on ka siuke tunne, praegu ma pole mingi paar nädalat koolis käinud ja ma olen nagu oppi. Aga jah, ma arvan, et meil tuleb mõlemal nagu tore uus aasta. Ja selles mõttes, et kui uus hooaeg on või siin suveepisoodide jooksul, mida me ka kohe reklaamime, et siis saab ju jooksvalt kogu aeg rääkida, kuidas meil läheb nende asjadega. Ma peaks juuli keskel teada saama, kas ma saan sisse või mitte. Okei, noh tegelikult on väga vähe jäänud. Suveepisood tuleb, kui ma saan sisse. Kuule, seda ma üldse siin ma hakkasin eile mõtlema, et meil on mingi 1 kuu suvest läbi. Ja õues on mingi 12 kraadi hommikul. Täna on nagu lõpuks mingi päikseline ilm, nagu me salvestame. See on täiesti kohutav. Aga issand, räägime siis korra nagu suveepisoodidest, et mis nagu plaanis on. Et nüüd ju hakkab suvi ja tavaliselt me oleme alati puhkama läinud. Aga nüüd me otsustasime, et iga kuu siis suvele me teeme 1 episoodi. Et sa võid vähemalt valgustada. Jah, no nüüd praegu te saate justkui 1 episoodi kätte, on ju. Aga juulis siis teeme 1 ja augustis 1, et hoida natukene rohkem kursis. Et mis toimub, veel natuke on võib-olla lahtine, et kas me oleme iga kord 100% kahekesi või võib-olla ka keegi liitub. Ja jah, tundsime lihtsalt, et võib-olla ka mõnus vaheldus vaata meile, et just kuskile sellisesse värskesse õhku tulla salvestama, muidu me oleme kuskil 4 seina vahel kinnises ruumis salvestanud. Ja tead, see on juba nii nagu omaks saanud, et kuidagi imelik on olla niimoodi pikalt ilma. Jah, kusjuures hästi palju tegelikult nagu tutvusringkonnast tuli küsimusi, et kas me nagu podcastiga jätkame, kui ma nüüd ülikooli lõpetasin, on ju, et appi, kas te ikka jätkate, on ju. Ja nagu mina küll tahaks vaata jätkata, et ma ei tulnud kordagi nagu ideed, et kui ma nüüd ülikooli ära lõpetan, siis mingi tšau Lili, me ei näe enam kunagi. Et nagu minu see podcast ongi see, mis tuli nagu selle kooliga üks kõige suuremaid nagu kingitusi, mis selle ülikooliga tuli, oli see podcast. Asi, mida me mõlemad tegelikult tahtsime ju teha ammu juba, on ju, oma podcasti, nüüd meil on mõlemal nagu oma podcast, on ju. Minu arust, kas me isegi ju koolis hõikasime enne seda välja kuskil tunnis mõlemad selle, et umbes tahaks kunagi, et tahaks kunagi
kunagi teha enda podcasti. jah, nii et nagu vaata, see on nii äge nagu, see nagu vahepeal näitab mulle, et kui veits pingutada, siis tegelikult nagu saab asja ka. Jaa, Nii et jah, 100%. suvel me näeme, me mõtlesime ka, et me ei suuda vaata ilma ilma elada. Muidu tuleme jälle nii roostes tagasi. Jaa. Et 2 episoodi veel suvel siis tuleb peale selle ja minu meelest mega äge nagu. Et saame kokku võtta, mis me teinud oleme või siis mingi tõesti, kui on ka külaliste soove, keda suvel näha tahaksite, võib ka teada anda. Jaa, võib vabalt märku anda. Ükskõik kellele kirjutada, me üldjuhul vastame kõigile. Kui te ei ole need veidrad inimesed, kes kirjutavad, sa oled ilus, siis me vastame teile. Nii et jah, nii et see on ka nüüd välja hõisatud. Oota, mida ma veel tahtsin sult küsida? Jaa. Noh, võib-olla ka nii palju võib seda valgusloori tõsta, et sügise osas on ju, me siin plaanime võib-olla midagi üht-teist muuta või natukene areneda paremuse poole. Et kuna sa ikkagi koolist läksid ära ja ma seal olen, et noh, tõenäoliselt meil oleks võimalus seal nagu jätkata vanamoodi, aga võib-olla on ka meile endale põnev väljakutse midagi natukene level up'ida, on ju. Ja, täpselt. Et selles osas on kindlasti väga põnevaid asju oodata. Vähemalt me kavatseme palju vaeva näha selle nimel. Ja kuna me juba ütlesime, siis me peame tegema, vaata, et pole enam varianti. Nii et jah, selles mõttes, et oleme nagu kaua rääkinud küll ja kuidagi lihtsalt ongi läinud nii raskeks see, kuna mõlemal on nii nagu kiire aeg olnud elus on ju kooli ja kõige ja tervis ja absoluutselt kõigega, siis nüüd on nagu päriselt see hetk, kus me päriselt võtame selle asja ette ja teeme nagu asjad veel paremaks, kui need juba praegult on. Vot, nüüd me tuli meelde, mis ma tahtsin rääkida. Me mõlemad ju saime mingis mõttes uue töökoha vahepeal. Mis on nii naljaks minu meelest, et nagu meil mõlemal juhtus nagu enam-vähem täpselt samal ajal see. Ja minul ei olnud ka plaani üldse, noh sinul vaata võib-olla loogiline jätk, et lähed koolist ära ja tööle. Mina mõtlesin, et mul on ju selles mõttes 5 aastat töövõimetust. Minu nagu visioon oli see, et ma käin koolis, ma teen oma hobis ja ma mõtlesin, ma 5 aastat ei tööta nagu üldse. Aga mingi hetk hakkas tekkima nagu see tunne, et noh, esiteks on rahaliselt keeruline, et tahaks nagu kuskilt mingit lisaraha teenida. Ja siis ma hoidsin nagu enda silmi kogu aeg lahti just selliste väiksemate mingite projektide mõttes, et teed vahepeal mingid otsakesi. Aga siis kuidagi üks hetk tuli siuke natukene suurem otsake. Nii, ja räägi, mis otsake siis oli? Ma ei tea nüüd nagu kui detailselt avada, kus ma täpselt olen. Samas ju inimesed tegelikult, kui nad tahavad, nad ju näevad või leiavad selle nii-öelda üles. No ühesõnaga mind võib hetkel suvel näha mõnes saates Laserteki YouTube'i kanalil ja tõenäoliselt ka TV3 äkki midagi potsatab. Issa, me oleme kolleegid siis ju. Mingis mõttes oleme kolleegid, jah. Issand. Et seda naljakam on minu arust see, et me justkui lõpetasime ju väga samas valdkonnas ja justkui ka mingis mõttes sama kanali all. Noh, ma küll ei ole ju otseselt seal all, aga seal näidatakse. TV3-l on ju. Pluss see nagu Lasertekk, ma arvan, on ka ikkagi nagu TV3 mingi värk. Aga ma ei tea, vaata, aga no põhimõtteliselt me oleme ikkagi kolleegid, sa pole nagu Kanal 2, vaata. Ja, selles mõttes küll. Ja selles mõttes on nagu hästi põnev, et ma tegelikult ei arvanud kunagi, et ma nii ruttu lähen uuesti kuhugi televaldkonda või üldse erialalisele asjale, et ma ikkagi otsisin väga pikalt mingeid näitlemisotsi ja siukseid asju rohkem. Aga kuna ma olen ise Lasertekki ja üldse laseri saadet nii kaua fännanud ja vaadanud, isegi siin me oleme sellest kusjuures rääkinud. Me oleme rääkinud ja kuidagi kui ma nägin seda pakkumist, et nad otsivad, noh ma olen siis nii-öelda siuke suveabiline seal on ju, et teised inimesed saaks natuke puhata ja siis üritan seal ka mõne saatekese teha ja noh, esimene on juba väljas ka. Jah, minge vaatama. Ja nii et selles mõttes hästi nagu ootamatu oli minu jaoks see, et ma selles valdkonnas lõpetasin, aga samas nii loogiline, et kui nad kedagi otsisid, siis ma mõtlesin, et ma haaran kinni sellest. Ja mul on alati vaat selliste asjadega see mindset, et ma kandideerin ja vaatan, mis saab, et ma ei hakka kohe üle mõtlema, vaid on see, et kui see peab juhtuma, siis nad võtavad mu vastu sinna, on ju. Ja kui see ei pea juhtuma, siis lihtsalt tuleb midagi uut, on ju. Aga see on väga õige suhtumine, sest vaata, minu meelest kõige hullem on see, kui sa ei kandideeri ja sa pärast oled nagu pekki, vaata, äkki oleks ma sinna ülihästi sobinud, aga sa ei proovinud. Et kui sa vähemalt proovid ja siis sulle ei meeldi, sa saad alati ära tulla. Ja eriti veel sellised töökohad nagu meil on, seal on nagu natuke kergem see asi ka, on ju, see ära tulemine või siuksed asjad, on ju. Et tihti otsitakse hästi projektipõhiselt inimesi, vaata. Ja no suvi eriti on ju ajakirjandusmaastikul on see, Apu, korgijooeg. Ja et noh, tihti otsitaksegi nii-öelda 3 kuuks töötajat, on ju, ja tihti siis nad ise lähevad vana kollektiiviga edasi jälle sügisest, on ju, ja kui väga silma paistad, siis võib-olla
on lootust edasi jääda, et jah, ja kusjuures ma olen sinu üle selles mõttes nagu nii õnnelik just sellepärast, et sul oli nii sitt kogemus nagu ühe enne, teise nagu asjaga, on ju, mis oli ka telega seotud. Et kui ma nagu seda kõike nagu, me tegime seda mingis mõttes koos läbi, on ju, siis mõtled, et appikene, et nagu ma mingis mõttes olin nagu see tugevam, kes sealt sellel hetkel välja tuli, aga sul pärast oleks kõik nagu nii halvasti. Siis oli nagu nii vastik, et nagu keegi peab nii palju kannatama mingi inimese pärast, kes su kogemuse nii ära rikub kuskil televaldkonnas, on ju. Aga nüüd sa nagu justkui nagu tõusid nagu föönik tuhast ja olid nagu tšau. Ja nüüd on nagu nii äge mingis mõttes näha, et sa nagu ikkagi said ja teed ja isegi kui vähe vaata, aga sa kuskilt nagu alustad jälle. Et see on juba ja noh, see, et endale nii meeldib ka vaata, sest ma nagu väga tahtsingi proovida ka selles mõttes, et aru saada ikkagi, et kas see ajakirjandusmaastik on siis mulle ja noh, eriti just tele, on ju, et kuna ma nii pikalt olen unistanud telest, on ju, et siis aru saada, kas see on siis lihtsalt see glamuur, mis seal paistab, on ju, või mulle tegelikult see töö iseloom meeldib. Ja noh, täna ma praeguse kogemuse põhjal ütlen, et nagu väga meeldib, on ju. Oh jah, no siis ma võin avada nagu, kus mina läksin ka TV3, aga mina läksin siis 7. uudistesse, ehk siis ma olen seal nüüd juba, mul läheb nii-öelda nagu 3. nädal, aga ma olen tööpäevi teinud kokku vist mingi 8 või 9. Kuna siin vahepeal oli see lõpetamine on ju vahel ja jaanipäev, aga TV3 uudistes, siis 7. uudistes ja seal ma olen ka suvereporter, ehk siis see on ka esialgu ainult suveperioodiks, aga minu jaoks oli see täpselt see, et okei, lähen suveks, aga äkki pärast seda avaneb mingi uus uks on ju, või äkki nad tahavad mind kauemaks või äkki on ju, et mõtlesingi, et vahet ei ole nagu, alati saab kuskile tööle minna on ju, aga mul ei ole elu sees sellist võimalust olla nagu 7. uudistes, kus on Sven Soiver, Sirje Eesmaa, nagu Liina Kanarpik nagu, palun nagu, mis Taavi Libe ka seal, kusjuures teeb mingeid asju, on ju. Et nagu, minu jaoks oli see nagu täpselt see, et ma pean minema. Et ma pean lihtsalt minema ja ma nagu ei hakka avama täpselt, kuidas ma sinna sain, et mulle tundub, et see ei ole nagu võib-olla hea nagu koht rääkida, on ju, aga lihtsalt kuidagi ma sinna jõudsin läbi hästi palju enda nagu pingutuste ja ka kaasabiga, on ju. Aga lihtsalt, kui ma lõpuks sain teada, ma saan sinna minna, siis ma mõtlesin küll mingi appi, ma lähen televiisorisse. Ja mu esimene lugu oli ka siis nagu 2-euroste müntide kogumisest, mis YouTube'is sai 25 000 vaatamist 2 päevaga. See oli väga, see tuli ka minu feedile niimoodi, et ma nagu tavaliselt ei jälgi 7 uudiste asju ja see tuli nagu põhimõtteliselt kohe kui üles läks, tuli minu feedile mingi ja isegi ma ei teadnud toetki, et see on sinu lugu, vaata, aga ma millegipärast läksin vaatama ja täiega hea lugu oli nagu. Ja ma olin ka nagu, et appi, kuidas see võimalik, et kõik tööle ikka mingi, kuidas see nii palju vaatamisi sai vaata, aga minu jaoks oli see hästi suur võit, sest see oli mu esimene lugu, 25 000 vaatamist ja ma nagu näitasin, et nagu minu koht on teles. Ja siis tegin see, et mu eelmine ülemus, ma töötasin Postimehes, kirjutas mulle ka nagu peale seda esimest videolugu, et issand, et sa kohe nagu kuulud telesse, et nii tore oli nagu kuulda seda ülemuse käest, kes ei peaks mulle niimoodi ütlema, on ju. Et me oleme justkui nüüd või need rivaalid nii-öelda, on ju, aga nii tore on nagu seda näha, et justkui võõrad nii-öelda ütlevad sulle, et sa sobid telesse. Muidugi mu ema seal kodus, nii ilus oled ja ma ei tea, mis asja, kui ma mingi norm vorst olin, on ju. Aga noh, võõras ei ütle niisama, vaata. Ehk siis see on nagu hästi tore kuulda. Ja minu meelest ka sina saad väga hästi hakkama. Ma vaatasin seda sinu lugu ka, nii et minge vaadake ka seda. Ja meie mõlema asju leiab YouTube'ist. Või siis minu omasid veel 7. uudistes tavalistel päevadel ka 7. Jah, nii et ma ütleks, et meil mõlemal on kuidagi see õnn nagu naeratanud praegult. Jaa, on küll, jah. Vähemalt nagu kuskilt nurga tagant. Jah, või vähemalt tundub, et hästi nagu õiges suunas ja loomulikult läheb kõik. Ja tead, mis ma jäin veel mõtlen, vaata minu arust sinul on ju ka see, et sul ei ole ju mingi perekonnas või kuskil suguvõsas mingeid siukseid nagu kontakte, et saaks on ju telesse. Et tegelikult vaata, kui levinud on minu arust nii ajakirjanduse telemaastikul kui ka see näitlemismaastik, kus mina üritan, on ju, on väga palju seda, et sa pead olema mingi peres sees juba, on ju. Ja minu arust just see on nii äge, et me nii-öelda ei kuskilt oleme juba jõudnud tegelikult nii noorena, on ju, sellistesse kohtadesse. Jah, et poleks nagu kunagi on ju arvanud, et noh, Laser ikkagi tugev saade iseenesest on ju ja pikalt juba teinud ja samamoodi 7 uudised on ju ka siuke klassika, on ju. Ja siis me mõlemad oleme nagu nendes nii-öelda saadetes, noh sina ikkagi nagu, no ikka ma ütleks ikkagi Laseris, sest see on ju ikkagi mingi osa sellest. Aga jah, minu meelest täpselt sama, et nagu ma just tahtsingi seda veits avada, et vaata meie ülikoolis käinud inimesed on ju, oleme näinud ka hästi palju seda, et
kus see onupoja poliitika tuleb nagu mängu, on ju, et kui mõnel inimesel kukub hästi kergelt sülle nagu mingi võimalus, mida ta võib-olla isegi pole ära teeninud, on ju, aga noh, kes oleme meie ütlema, on ju. Aga lihtsalt seda on vahepeal nii valus vaadata, kui sa tead, et sulle ei kuku need asjad niimoodi sülle, sa pead nagu endast kõik andma, on ju. Ja kui nüüd lõpuks seda vilja saab natuke maitsta, siis on ausalt öeldes nagu tore küll. On, ja väga. Ja see mulle ka vaata hästi palju annab seda, et kui ma nagu ühes valdkonnas tean, et see on võimalik, siis see teine, mis ma sealt kõrvalt tahaks teha, näitlemine, on just, see näitab mulle ka seda, et järelikult see on ka teises valdkonnas võimalik. Et see on nagu äge. Vot, aga mis sinul üldse on plaanis peale ülikooli? Kas sa oled selle peale ka mõelnud? Tead, eks ma kaldun ka ikka sinna, et ma kindlasti kandideerin edasi kuhugi õppima. Et üks, mida ma kaalun, on see mingi teleteemaline magister Tallinna Ülikoolis. See avatakse kusjuures täpselt siis, kui sina mina lõpetan, nii et ma arvan, et ma tulen ka kandideerin sinna. Jaa, et seda ma kindlasti kaalun. Ja noh, teine ikkagi mul on veel väga hingel see, et tõenäoliselt ma veel korra proovin ka lavakasse peale seda. Muidugi proovi. Mis on iseenesest muidugi see, et kui ma sisse peaks saama, jumal küll, siis see tuleb päris crazy mingi põhimõtteliselt justkui 8 aastat järjest mingi õppimist, noh aasta ma küll puhkasin, on ju, aga ikkagi nagu päris intensiivne õppimise osas. Aga samas ma kuidagi tunnen, et ma hullult, ma arvan, jään põdema, kui ma ei proovi veel korra. Aga muus osas, ega noh, nüüd oli ka näiteks, kui ma sinna lasertekki kandideerisin, siis küsiti ka umbes midagi sellist, et kumb sa siis tahad olla, kas ajakirjanik või näitleja, on ju. Ja noh, eks see on nagu küsimus, millega ma ise ka tegelen aeg-ajalt, on ju. Aga samas, mina jälle nagu näen seda asja nii, et sa võid olla vabalt ka mõlemad. Jaa, ja nii ma ka vastasin. Eks ole, ja vaata, kui paljud nagu näitlejad teevad ka nagu teletööd või lauljad on ka saatejuhid, on ju. Et minu meelest on see nii nagu nõme, kui peab valima. Et miks me võiks olla mõlemad? Jaa, absoluutselt nõus. Ja ma umbes midagi sellist vastasin ka, et ma näen, et nad väga hästi nagu täiendavad üksteist. Et mõlemas on mingid küljed, mis ma tahan, et oleks mu elus esindatud. Ja noh, ma arvan, et tõenäoliselt peale kooli mu elu läheb nagu nendes valdkondades edasi. Et ma vähemalt praegu ei näe, et ma kuhugi täitsa teise kohta jõuaks. Meie pärast Krossipoja klienditeenindajad vastasel autodes. Kuigi tead, ma pean ütlema, ma olen viimasel ajal ma olen väga tugevalt olnud mõjutatud Malluka kanastooridest. Oh my god, jaa, reaalselt, nad on nii toredad. Sest et noh, mina olen nii suur loomafänn, on ju. Ja mus ikkagi on ka väga see pool, kes tahaks olla see, et ma kolin maale ja mul on nüüd täielik maaelu, on ju. Ma ei tea, kus see raha tuleb, aga ma kasvatan endale ise toidu, mul on loomad, on ju. Et tegelikult noh, mus on ikkagi väga suur igatsus ka sellise elu järgi. Ehk siis ma ei tea veel täpselt nagu, kuidas need kõik asjad kokku mängivad oma vahel, sest et mingis mõttes need on asjad, mis nagu väga välistavad üksteist, on ju. Et noh, on küll me elame ajastul, kus saab hästi palju asju nagu oma vahel segada, on ju, kokku. Aga kuidagi jah, kui sa ikkagi elad nagu täielikku maaelu ja loomad, siis see seob su väga kinni sinna, on ju. Jaa, tõsi. Et eks neid küsimusi on, aga samas ma arvan, on ka nagu põnevam niimoodi elada, kui see, et sa tead 100%, kus su elu nagu läheb. Siis on nagu rõõm ka suurem ja kurbus ka kurb. Jaa. Aga kusjuures tead, mis mina veel mõtlesin, kui me rääkisime nagu mida edasi teha? Nii. Sa ütlesid Mallukas on ju, kusjuures Malluka nagu blogi lugedes ja noh, Brigitta siin mingi aeg ju pidas ka rohkem, on ju, aga ta oli hästi hektiline, aga Mallukas on siuke hästi iidne nagu nii-öelda blogi pidaja. Mõtlesin kunagi, et peaks mingi blogi hakkama pidama. Ma küll ei oska midagi nii palju võib-olla kirjutada, on ju, aga ma arvan, et see tuleb ka nagu ajaga. Et tundub justkui, mida ma nagu jagan, on ju, et mul ei ole midagi erilist. Aga tihti on see, et meie nagu need hetked on teiste jaoks erilised, mida meie ei pea ise tähtsaks, on ju. Et nagu tegelikult kunagi peaks nagu blogiga ära tegema, noh. Tead, minul on ka täiega see, et mina olin ju terve mingi põhikooli aeg, ma unistasin sellest, et minust saab blogi ja sest, et too aeg see oli nii kuum teema, on ju. Ja ma olin nii kurb, kui see mingi hetk nii-öelda välja suri. Aga samas nüüd on jah nagu näha seda, et nagu mingite inimeste puhul see formaat ikkagi toimib veel. Nii et see oleks jah äge asi kunagi, kui jõuaks ka sinna maale, et inimesi huvitab, mida ma kirjutan, on ju sinna. Ja tegelikult vaata, ta on ka seotud sellega, et mina olen väga tundnud sinust ka inspireerituna, on ju, et ma pean hullult kätte võtma oma selle sotsiaalmeedia teema ka.
lihtsalt nagu hetkel on kuidagi hullult see, et energiat ja aega selle jaoks on jube keeruline leida. Aga samas neid mõtteid on nii palju, et mis ma kõik tahaks YouTube'is teha ja TikTok'is on ju, aga see jah, kättevõtmine on veel see, mis ootab ka kuskil lähituleviku sees. Jah, kusjuures jah, ma alustasin ka ju oma YouTube'i kanaliga, mis ma siin hullult välja viskasin aasta alguses, et tahaks teha, on ju, ja see oli nagu mu üks suurimaid hirme teha nagu YouTube'i kanalit, see tundub hästi siuke nagu asi, mille üle tehakse nalja, et oo YouTuber on ju, olengi, okei, olen YouTuber ja nüüd teen YouTube'i vlooge, et need tuleb küll mingi iga kuu tagant, aga vähemalt ma teen neid ja ma olen nagu nii õnnelik kuidagi nendega, kui nagu vabad need on või ma üldse peaaegu ei monteeri enda vlooge, et noh, panen mingi üleminekuid ja siukseid asju on ju, aga ma ei kuidagi ilusta midagi on ju ja praegu nüüd tuleb ka varsti uus vloog. Nii et ma olen väga elevil selle üle ja ma nagu tõesti naudin seda, sest minu meelest on nii äge see, kui ma teen mingi vlogi ja siis kunagi vaatad järgi, et mis ma siis seal tegin, on ju. Jaa, absoluutselt. Või et näiteks mulle endale meeldib hästi vaadata teiste YouTube'i vlooge. Nii et tehke YouTube'i nagu ärge kartke. Ja samamoodi see Lili peab hakkama ka tegema YouTube'i, TikTok'i, Instagrami, kõiki asju peab tegema. Et tegelikult on jah, kuidagi TikTok'e ma tahaks ise ka rohkem teha, aga tihti on nagu see, et ideid pole, kas võib-olla aega, võib-olla jaksud montida ja on ju. Aga tegelikult noh, kusjuures ma sain oma esimese koostööpakkumise. Päriselt või? Jaa, ma ei saa öelda, kus ei saa midagi öelda. Aga pärast saan sulle öelda. Aga seda saad öelda mingi, kus see tuli või? Või nagu mille põhjal nad kirjutasid või leidsid? Niisama. Ma olin nagu nii üllatunud, et mul ei ole kunagi olnud ühtegi päris sellist koostööpakkumist, on ju, et ma küll nagu rahaliselt sealt midagi ei saa, aga ma ei eeldagi, kuna ma ei ole kunagi teinud, on ju, nad ei saa mingis mõttes arvestada sellega, mida ma neile toodan, on ju, aga nagu mul tuli koostööpakkumine, ma olin mingi, jumal küll. Nii et ma sellest ka räägin sulle pärast ja siis, kui see päriselt juhtub, siis küll teiega näete seda kuskil minu sotsiaalmeedias. Nii et see nagu on nii-öelda küpsemisel või et ma pean seal midagi neile veel vastama, aga nagu iseenesest juba see mõte sellest, et keegi nagu ütles, et ma olen inspireeriv. Mega äge. Ole vait. Aga seda saad öelda, kas Eesti või välismaa? Eesti on ju, see on eriti äge minu arust, sest et minul vaata oli kunagi aastaid tagasi ikkagi alguses mingi esimene aasta või 2, et ainult mingid välismaa brändid on ju reach out isid. Aga kes sulle näiteks reach out isid, kus sa saad öelda? Saan ikka, alguses olid mingid väga nii-öelda tundmatud brändid. Mu kõige esimene koostöö näiteks oli selline ehte firma nagu Brother and Sisters vist, mis tegelikult nagu neil oli vist jälgeid suht palju on ju igal pool, aga noh, täitsa tundmatu mu jaoks too hetk. Ja noh, siukseid oli hästi palju alguses, kellega ma tegin. Actimeliga oli ka üks esimesi koostöid ja nemad ka näiteks välismaa mingi brändi kaudu kirjutasid, et ei olnud see, et mingi Eesti edasi müüa on ju. Et selles mõttes oli nagu põnev ja noh, mina tegin vaata too hetk sealt selle julgushüppe, et ma ikkagi väga pikalt mõtlesin, et kas need on nüüd päris või see on mingi fake asi. Ja see oleks minu esimene mõte. Et ma hullult üritasin, ma mäletan too hetk analüüsida, sest siis ei olnud ka vaata need võimalused see, et sa mingi ChatGPT-lt küsid või midagi on ju, või noh, sa ei osanud nii hästi eristada veel. Et selles mõttes ma arvan, on ka äge, kui nagu Eesti bränd su poole pöördus, sest nendega on see, et sa tead juba, et sa ei saa vaata mingi skämmi ja kusjuures nagu selle brändi puhul, kes mulle kirjutas ka, ma olin kuidagi üliõnnelik, sest see hullult resoneerus nagu minu mingite asjadega, mida ma ise oleks ülilt tahtnud nagu promoda, vaata. Ma olin nagu, oh my god, et nagu ma olen nii õnnelik, et ma ei pea võtma seda koostööd vastu sellepärast, et mingi see mu esimene koostöö, vaid sellepärast, et ma päriselt saan sealt midagi, mida ma nagu tahaksin. Et mingis mõttes nii äge. Aga ärme räägi rohkem, muidu inimesed läheb mingi närvi, et ta ei saa teada. Aga issand, millest me veel saame rääkida? Kuidas võib-olla sa kuna ikkagi meie jaoks on ju see aasta nagu kokkuvõtmise koht on ju, et teha nagu võib-olla mingit, kui me vaatame nüüd eelmisest suvest kuni selle tänase hetkeni, et kuidas sa tunned, et kuidas see viimane aasta sinu jaoks nagu möödus, et just nagu, kui me võtame nüüd mingit näiteks vaimse tervise aspekte, üldse eluliselt ja kordaminekuid või mitte kordaminekuid, et kas pigem oli nagu hea, halb või siuke keskmine aasta? Tead, ma ütleks, et mingis mõttes võib-olla isegi üks mu elu parimaid aastaid. Noh, kindlasti mingid lapsepõlveaastad olid võib-olla nagu veel paremad, on ju. Aga mu jaoks, ma arvan, oli see aasta hästi palju võite mingis mõttes. Et kõige suurem kindlasti see vaimse tervise aspekt. Et tõesti ma nagu esimest korda elus tundsin hetki, kus ma olin täiesti ärevuse vaba. Ja ma arvan, see oli nagu väga pika töö tulemus, et mingid asjad hakkasid lõpuks vilja kandma, mida ma olin juba tegelikult pikalt praktiseerinud.
et see oli mu jaoks nagu hästi suur muutus, sest et ikkagi vaat see mõjutab su elukvaliteeti automaatselt nii palju, jaa, onju. Ja ma arvan, see avas ka selle ukse, miks ma sain nagu ägedaid projekte hakata tegema rohkem, onju. Miks ma saan täna tööl käia, noh, kõik jaa, siuksed asjad, onju. Koolis samamoodi, tegelikult ju aasta varem ma ei saanud isegi koolis käia. Et see oli hästi suur võit selle aasta jooksul. Ja noh, teine pool nagu ongi see, et ka nii-öelda see teatrialaselt, mis on minu jaoks nagu väga suur kirg olnud, onju, siis etendused, jah, väga suur osa mu aastast tegelikult möödus laval, onju, või kuskil proovisaalis. Ja just ka see, et see ei piirdunud ühe projektiga, onju, vaid et kohe nagu selle ühe projekti pinnalt tuli uus pakkumine, onju, kellelegi jäi silma. Et see on nagu üliäge olnud praegu. Aga samas ma ütlen jah, ka vaata hästi nagu sihuke, no okei, see vaimne tervis ka, aga väga nagu karjäärile orienteeritud aasta on olnud minu jaoks. Et võib-olla ma natukene olen tundnud puudust sellest, et mingi hetk jäid nagu kodus asjad väga tahaplaanile, onju. jaa, Et küll oli, ma ei tea, keeruline koristada või loomadega tegeleda või partnerisuhe natuke kannatas, onju, et siuksed asjad on nagu olnud, noh, pluss me veel ju elukaaslasega teeme nagu spordiklubi kõrvalt, onju, et jaa, tegelikult nii palju on olnud nagu karjääri asju jaa, ja siis paratamatult mingis valdkonnas jälle tõmbad tagasi, onju. jah, Et on arenguruumi, aga samas ma arvan, on ka see, et me ei saagi kõigis eluvaldkondades nagu ei korraga muidugi, tegutseda, et vahepeal kuskil tõmbad tagasi ja järgmine aasta lisad jälle vunki juurde selles valdkonnas ja. jah, ei, kusjuures seda on nagu hästi tore kuulda, sellepärast et ma ise ka nagu, kui ma peaksin sind vaatama niimoodi hindama selle põhjal, mis me oleme varem rääkinud, jaa. siis ma ütleks ka, et sul on kuidagi olnud kõige rohkem, nagu sa ise ütlesid, ka neid võite või nagu need, mis sa nagu silmnähtavalt saad inimestele nagu näidata, ma sain hakkama, vaata. Jaa. Et vahepeal lihtsalt on hästi oluline minu meelest ka see, et me saaksime nagu näidata, et me olime võimelised, et mitte ainult iseendale seda nagu sisendada, vaid et meil oleks nagu näidata see nagu tõestus, et me saime hakkama. Jaa. Et sinu puhul täiega nagu see kandis vilja see aasta. Mhm. Aga kui ma ise nüüd ütleksin enda Nii. kohta, siis mina ütleks, et mul oli see aasta nagu, ma ei taha öelda pigem halvem aasta, aga ma ütleks niimoodi, et mul oli nagu kõige madalamad kohad, mis ma olen kunagi elus läbi käinud, olid see Jaa. aasta ja olid ka nagu mega kõrged, onju, et mul oli nagu mõlemat. Ehk siis noh, mis ma kokkuvõttes ütlen, umbes keskmine, onju, aga ma ei saa nii öelda, sest et need madalad olid ülimadalad ja kõrged olid ülikõrged, onju. Jaa. Ehk siis nagu üks asi oligi see väga tugev nagu ärevuse avastamine, et noh, ma ju ammu teadsin, et mul on see ärevus, aga justkui see, kui nagu süvitsi see läks minu sisse, et ma ei suutnud mingi kodust välja minna ja no täiesti kohutav, onju. Jaa. Aga justkui nagu see ka, et ma tulin sellest mingil määral niimoodi välja, et ma nüüd saan kõiki asju teha jälle nii, nagu ma varem tahtsin teha ja on ka neid nagu ärevuse vabju hetki, kui sa ärkad hommikul üles ja tead, see on nagu hea päev. Et nagu ikka neid mega ärevaid hetki, ikka nagu paanikahooge tuleb ja nagu see kõik käib selle juurde mingis Jaa. mõttes. Aga see arusaamine, et ma ei karda neid asju enam nii väga, onju. Et nagu kui ma võrdlen seda, kes ma olin nagu pool aastat tagasi, siis mul tuleb endal ka hirm peale, nagu et kui väga ma olin mõjutatud nagu sellistest asjadest, mida nagu minu pea tegi justkui, onju, või mõistus Jaa. rääkis minuga. Jaa. Et nüüd ma nagu ei usu seda enam, vaata, mis ongi nagu noh, või kuidagi annan sellele nagu järele, et kuidagi tead, las siis olla, onju, et ei reageeri nii väga enam. Et see oli nagu siuke kõige madalam koht, aga kõik kindlasti ülikooli lõpetamine oli väga suur võit minu jaoks, Jaa. TV3 tööle saamine. Samamoodi eelmine kevad alustasin ju Postimehes Miss uudissaadet, sain Mart Normetiga teha, et väga palju, ma ütleks samamoodi karjäärialaseid võite, onju. Ja kusjuures ülihuvitav, ma tahtsin just täpselt sama asja rääkida, aga ma täiega nagu igatsesin seda, et veeta nagu lähedastega aega, Jaa. siis täpselt samamoodi see paarisuhte koha pealt ma nagu tunnen, et vaata tihti, kui sa inimesega nagu oled koos, just nagu partneriga ma mõtlen, ja te olete hästi palju niimoodi koos, et te olete lihtsalt sellepärast koos, et koos olla, et peaasi, et näete, onju, siis see Jaa. muutub hästi nagu, ma ei taha öelda sõbralikuks suhteks, aga vaat sealt kaob nagu see kuidagi kirg ja see armastus ja siuke asi kaob nagu ära, sest inimestel mõlemal on nii kiire, onju. Ja Jaa. meil näiteks minu paari suhtes samamoodi, et mu partneril ka toimus hästi palju kuidagi mingeid muutusi elus ja tööalaselt ja mul täpselt samamoodi ja see ongi see, et jäime nagu unarusse nii-öelda, aga samas ma olen õppinud seda asja nagu hästi niimoodi vaatama, et aga nagu mis siis, et ma ei Jaa. viitsi hakata mingit raamat ka tegema, et appikene mingi, miks me ei käi date'il 1 korra kuus või mingi 1 korra nädalas või nagu, ju siis on nii, me oleme mõlemad noored inimesed
ja küll see aeg tuleb, onju, et täpselt. ma võtsin kuidagi ülirahulikult ja ei sea mingeid ootusi oma partnerile ka või kuidagi, et ma tundsin, et see kurnab nagu mind ja teda ka. Jaa. Et kui me mõlemad oma unistused täidame, siis me oleme mõlemad õnnelikumad ka, onju, et mida ma hakkan närvidele käima et nagu, et ja ma tunnengi, et kuidagi ma olen nii tänulik oma partnerile. Ma tean, ta ei kuula seda ta ei viitsi kuulata aga kui ta seda kuulab, siis ma olen nagu nii tänulik talle ka, et ta kuidagi jaksas minuga nagu tegeleda, vaata, et ma tean, et ma olen üks raske tükk vaimselt ja ka mitte füüsiliselt selles mõttes aga vaimselt, aga nagu just, et mul tihti emotsioonid keevad ka nii üle, et ma Jaa. tunnen, et ma olen väga kurnav võib-olla teisele inimesele, onju, et nagu oma emotsioonidega. aga ma ikkagi üldjuhul alati vabandan, et ma üle reageerisin võib-olla. Et talle ka suur tänu, et ta Jaa. jaksas et nüüd on jälle kõik palju parem, vaata, et kui olid rasked ajad, siis oligi hästi raske ja partneril on ilmselgelt raske ja siis kõik oligi nagu nii keeruline vahepeal, et mõtled, et appi, onju, aga mingis mõttes oli see alati nagu nii hea tugi, et sa tead, et sul on kellele nutta nii-öelda, onju. Jaa, absoluutselt. et jah, ma ütleks, et kokkuvõttes oli ikkagi tore nagu, et väga palju õppimiskohti oli see aasta ka, et sai nagu targemaks ja nagu just iseenda nagu teadlikumaks, et nagu me mõlemad nagu oleme hästi palju selle vaimse tervisega kokku puutunud. Jaa. Et minu jaoks oli nii suur võit see, et ma nüüd nagu tunnen enda keha palju paremini, et varem ma ei teadnud isegi, mida tähendab nagu võib-olla see, et ma kontrollin oma mõtteid, onju, aga nüüd ma nagu oskan seda mingil määral teha, onju, et see on nagu nii tore, kuidas ma iseendaga olen ka rohkem sõbraks saanud. ja ma tahtsin ka selle vaimse tervise osas nagu sinu poole pealt kommenteerida seda, et mul oli nii tore nagu näha vaata ka seda, et kuigi sa nagu käisid väga nii-öelda madalal ära, siis näha seda, et sa nagu ei andnud alla või et tegelikult sa said väga õigel hetkel jaole ja tõesti see, et tegelikult nagu sellisel hetkel minna nagu sinnamaani välja, et sa tegelikult lõpetasid ülikooli nagu sama aasta, onju, et ma ei kujutaks seda never ette, sest et mina ju siukses nagu madalhetkes võtsin vaba aasta, onju, mul nagu kees nii üle kõik, et selles mõttes nagu täiega respekt ja seda on olnud hästi ilus nagu vaadata kõrvalt. Et jah, kuidagi mul on tunne, et sa nagu selles osas oled võib-olla osavam enda kuulaja, vaata, või see, et sa nagu petja ka võib-olla, vaata. Võib-olla, jah. Et ma olen siuke hästi osav nagu tunnete kõrvale lükkaja, et küll ma hiljem tegelen. Siis avaldub mingi paanikahoone, et kuna ma kunagi ei tegelen nende emotsioonidega, aga vaat see on hästi nagu, see on nii hea asi, aga see on nii halb asi samal ajal, et ma saan nagu, ma olen see, kes toimib pingeolukorras ülihästi. Sama. Ja siis pärast lähen koju, olen mingi et ma arvan, et see on meie mõlema puhul nagu siuke negatiivne kui ka positiivne külg. Jaa, me oleme selles osas hästi sarnased. Aga kuna nagu see ülikooli lõpetamine oli minu nagu üks eluunistusi, siis ma nagu teadsin juba see hetk, kui ma olin nagu nii maas omadega, et nagu lööge mind kas või jalaga, ma ei tõuse püsti, vaata. Ja siis ma mõtlesin, okei, ükskõik mis, aga ülikooli ma lõpetan ära. Ma kas või, ma ei tea, ei lähe kodust välja, aga kirjutan selle bakatöö valmis, onju. Et see oli mul nagu nii kindlad siht silme ees ja vaata see hirm nagu läbi kukkuda kõigi ees oli minu jaoks nagu nii jube. Et kuigi me ütleme küll kogu aeg inimestele, et meid ei huvita nagu teiste heakskiit, onju, siis tegelikult ikka huvitab. Eriti siis, kui nagu sa hakkad läbi kukkuma, siis tekib nagu see hirm, et mida nad arvavad või appi nagu nad vaatavad, et ma tegin ja nii, aga siis ei teinudki nii, onju. Ma ise ei arvanud ka, et see mind nii palju mõjutab, aga nagu tead, inimesena ikka mõjutab, nagu pole midagi teha. Ei, absoluutselt. Ja ma arvan tegelikult vaata ka see kooli lõpetamise eesmärk võis olla asi, mis nagu kas või alateadlikult päris palju ka aitas võib-olla sind, sest et tihti ju nende nii-öelda vaimse tervise edulugude taga on see, et sul on nagu mingi siht silme ees, onju, või tekib mingi asi, mille nimel sa hakkad nagu vaikselt pingutama, onju. Et mul on tunne, et võib-olla kõige raskem ongi nagu nendel hetkedel neil inimestel, kellel ei ole seda midagi, onju, või nad ei leia seda mingit ühte asja, mis neid püsti ajaks, onju. Et ma arvan, see oli nagu tegelikult selles mõttes hea ajastus su puhul, seda on nii halba öelda siukse asja puhul, aga et sul vähemalt oli nagu mingi asi, mis kogu aeg sundis sind ikkagi nagu tegutsema, onju. Jah, ja näed, kokkuvõttes ma arvan ikkagi tuli välja, et meil mõlemal oli
ikkagi hea aasta onju, et me õppisime nii palju ja kukkusime ka nii palju, aga see ikkagi aitas meid edasi ja täna me oleme siin onju, et mina lõpetasin ülikooli ja sa oled ka samm sellele nagu jälle lähemal onju, et nii äge, et ma nii ootan juba järgmine aasta ka, kui Lili lõpetab, et siis ma saan ta kõik vastuseid jagada. Meil ei ole kahjuks niimoodi, et väga jagaks. I wish, et oleks. Gümnaasiumis peaks ta õnnelik olema. Aga jah, nii et ma juba mingis mõttes nii ootan alati neid kokkuvõtete tegemisaegi ka, et kui järgmine aasta me raudselt teeme jälle onju, siis mõtled, et appi, et mis siis nagu saab onju, et sina oled siis ka lõpetanud onju, et nagu mis siis nagu edasi kõik saab ja et jah, äkki saame oma nominatsiooniga kuskile. ja see on tegelikult küll mingi järgmine eesmärk, vaata, et tahaks nagu mingi töö eest saada ka mingi hetk sellist nii-öelda tagasisidet mingi tunnustuse näol. Jah, just nagu podcast'i, et kuna see on meie enda nagu sünnitis nii-öelda onju, et koolis diplomi justkui sellist õppisid, aga kui sa ikka ise midagi lood ja sellest saada tunnustust, see tundub nii nagu äge asi, see tundub tõesti nagu see on mingi siuke eesmärk, mis nagu meil võikski nagu jääda. Jaa, absoluutselt nõus. Et see viib meid ka nagu jälle edasi, onju. Et seista nagu nende teiste kõrval võib-olla nagu. Aga jah, ma ei tea, kas on midagi, mida sa tahaksid veel nagu öelda, sest minul ei tule hetkel midagi meelde. Tead, mul on võib-olla siukseid väikseid asju, lihtsalt võib-olla, mis on nagu vahepeal toimunud, vaata, onju. Mis võib-olla natuke läheb kokku selle eelmise teemaga, on see, et kuna oli nagu hästi karjäärile orienteeritud aasta, onju, siis ma nagu mingi hetk avastasin selle, et ma olin ennast hästi unarusse jätnud nii-öelda liikumise poole pealt. Ehk siis mõtlesin sellest poolest ka rääkida, et ma kuidagi see aasta sain esimest korda aru, et ma ei ole enam see tiinekas, kes võib süüa ükskõik mida ma tahan, onju. Ja kogu see pool, ma mingi mõned päevad tagasi leidsin endale esimesed kortsud näost. Issand! Ma olen 24. Kusjuures ma leidsin ka. Ja see on nagu wild, vaata, kui sul on esimesed need avastused, et okei, nagu, et ma pean hakkama endaga kuidagi rohkem vaeva nägema või see pool on päris aktuaalne mu jaoks hetkel. Noh, ka trenni osas ma olen nagu praegu nii palju teen trenni, et uuesti korvata see, et ma vahepeal ei teinud üldse, onju. Issa, mul on vastupidi täpselt praegu ja et nagu see ülikooli lõpp ja uus töökoht on nagu minu jaoks täpselt need, et nagu trenn on jäänud nii tahaplaanile, et ma nagu iga päev mõtlen, et võiks minna ja siis lõpetad tööpäeval, et surm väsinud, siis nagu noh, tegelikult, et lähedki, käid seal trennis ära, onju, siis on parem olla. Aga kuidagi see enda saamine sinna tundub nii raske. On megalt. Et ja eriti nagu ma olin hästi siuke pilateses käia mingi aeg, onju. Ja nüüd on see, et ma ei saa seal väga käia, sest ma olen nüüd hommikuse tööga, onju. Eks ma pean hakkama nagu jõusaalis käima. Ja see tundub minu jaoks nagu siuke, et ma ei taha vaata üldse minna jõusaalis, ma tahaks ma pilateses käia, aga tegelikult ma peaks lihtsalt nagu sellest lahti laskma ja ütlema, et okei, aga vähem ma saan midagi teha, onju. Vähem ma saan ennast liigutada, et mulle tegelikult täiega meeldis TikTokis üks mees jagas nagu oma teekonda, vist ta oli nagu invaliid, onju. Ja ütles ülihästi, et nagu me inimestena, kes me saame liikuda, peaksime nagu alati mõtlema sellel hetkel, kui me ei viitsi nendele inimestele, kes ei saa liikuda. Ja see on minu jaoks mingis mõttes räigelt siuke nagu toob nagu maa peale, et kui ma ütlen, et ma ei viitsi seda teha või ma ei viitsi mingi poodi minna, mis on mingi 5 minuti kaugusel, siis ma mõtlen alati, aga mõned inimesed päriselt ei saagi minna. Ja me mingi jonnime, et me ei viitsi, onju. Et ma arvan alati nagu mõelda siukeste asjade peale, et see ajab ka rohkem trenni ja ma nüüd nagu luban, et ma lähen. Ma kohe lähen ausalt. Ma lihtsalt pidin nagu selle nädala mööda saatma kuidagi. Et aga jah, see kortsude teema, kusjuures ka ma juba mingi aeg tagasi avastasin ja ma lihtsalt ignoreerin neid kortse. Ma olen siin 2 silma vahel, vaata. Ja eriti kui päike välja tuleb, saad aru, see tuleb nii hästi välja, ma olen lihtsalt kurjuse korts. See on jah huvitav, see on nagu suht vist levinud, onju, ma olen ka kuulnud paljud noored, mul tekkisid nagu siia otsmikule. Need naeratamise või nagu üllatu. Ja ma ei ole üldse üllatu ja nagu. Ma ei üllatu millegi üle. Ja nagu just vaata ka see, et ei ole nagu see, et kui sa teed grimassi, vaid lihtsalt ka nagu rahulolek, kus sa näed neid jooni, onju. Eriti, kui sa paned natuke meiki, siis ta hakkab kokku nema siin kortsu vahel, see on nagu täiesti pekkis. Ongi kõik. Ja see on jah nagu veits crazy, sest ma ei oodanud, et see nagu nii vara hakkab juhtuma. Halloo! Aga noh, samas mul on nagu usk sellesse, et esiteks ma arvan, et
osad asjad on mingil määral ümberpööratavad, onju. Ja tänapäeval meil on nii palju võimalusi, et mitte Ennast ma kohe korda teha. mitte et ma kohe botox'it läheks tegema, Aga sul ma on see arvan, võimalus. jah, just vajadusel saab Kusjuures igast asju. 25. eluaastani pidi keha veel hästi kollageeni tootma, see on siis see naha mingi asi onju. Jaa. Ja siis peale seda pead hakkama kollageeni võtma juurde. Okei. Siis ta nagu taastub vist nahk, uus nahk nii-öelda paremini või mingi siuke. Et kui kollageeni hakkab keha vähem tootma, siis sealt tulevadki kortsud. Davai. Nii et ma soovitan sul hakata kollageeni võtma. Jaa, ma vist pean, ma ei ole kunagi aastakene veel minna. Jube vanaks, aga Siis enam keha tead väga palju ei tooda seda kollageeni. jaa. Et jah, kollageenis ma tean, et kummikommid on kollageeni omad, igas tableti kujul, pulbri kujul. Kuule, mul on isegi toas ühed seisnud tükk aega, ma mingi näed. vaatan neid ja ei söö. Ei, mul on täpselt sama probleem, kusjuures minul on veel 3 aastat. Jaa, Aga tead, tegelikult alati ennetamine on niisugune parem asi. on küll jah, absoluutselt. Siis võib-olla ei pea nii palju botoksi peale kulutama tulevikus. Jaa, ja noh, tegelikult on vaata igast mingeid, ma ei tea, kreeme asju ka, ma noh, Ja paljud kindlasti ei tee midagi, onju, aga ma näojooga on ka nüüd ja ju. seda, mul oli esimene asi, ma läksin ChatGPT juurde ja siis hakkasin uurima, mis ma teha saan. Just näojooga Ja siis see oli ka üks variant see, et mingeid neid erinevaid harjutusi teha näole. Eks ma, kui väga hakkab häirima, siis võib-olla võtan ette varsti. Noh, väga hea mõte. Nii et Jaa. vananeme mitte väga kiirelt palun. Vananeme ja võib-olla tead, mis ma veel tahan ära mainida, ülirändom, nagu ma mingi hüppan ühest teemast Ei, teise, see on okei, meil ongi siuke episood täna. aga kuna kuidagi varem jäi mainimata ja tegelikult võib-olla kunagi veel hiljem on imelik mainida, siis mul on kass nüüd. jah. Ma ei ole Ma seda mõtlesin, et podcasti sa oled rase praegu, ma olin nagu väga juba nagu valmis. Ei, seda ei tule veel lähiajal. Ma pole, hiljem oleks ka imelik mainida. Okei, Ega no jah. aga kass on ka laps, nii et. Jaa, mul on jah väike kiisubeebi kodus. Võib-olla natuke läks nagu kokku sellega, et kui oli keerulisem aeg ja hullult sai mingi rabeletud, onju, siis oli jälle tunne, et tahaks nagu midagi toredat, mis hoiaks kodus rohkem, onju. Ja nüüd meil on jah kass, suuresti sai nagu koerale ka seltsiks võetud, sest et mida enam vaata oled kodust ära, siis tunned ikkagi, et nagu on kahju teda üksi jätta. Ja siis nad täna õnneks on väga sellised sõbrad koos ja saavad. Issand, aga milline meelt julgus lahutada. võtta koerale sõbraks kass. Jaa, tead, see oli jah siukene paras risk. Aga vaata, kuna on ikkagi nagu, ma elan korteris, onju, siis 2 koera tundus liiga wild nagu. Ja Ja ega siis ju väga rohkem variante ei oldki. Me puhtalt panusime ka sellele, et me lootsime, et kui võtta nagu kassipoeg on ju väiksena, et tõenäoliselt ta nagu harjub. vaata, koerad aga on jah. sellised ka, et kui nendest on siuke väiksem, siis need on nagu hellamad Jaa, või kuidagi jaa. siuksed. Ja hullult oli, sest noh, me põdesime ka nagu alguses, aga ikkagi jah, vaata koertel nagu niimoodi mingil määral tekib siuke ema instinkt, onju, kui on keegi pisem tast. Ja ta nagu hästi hoidis teda algusest peale. Issand, no nii tore. Ja nii et siuke muutus on Lili ka. on nüüd 2-kordne ema. Ja Koer, kass, no jänesed. veel tegelikult ja ma olen isegi 4-kordne ema. 5-kordne. Oota, kes see Hamster on ka. Hamster ka või? Jah. Siin praegult või? Ja Issa, ma ei ta on näinudki. teisest toast tegelikult. Tuli Lilile täna esimest korda külla ja issand, kuidas nad mind kõik tervitasid kohe. Ja mul on siin jah pisike looma, et niimoodi ma vaata täidan oma neid kõiki unissi korraga, et pean korteris oma loomaaeda ja käin tööl. Noh, aga samas, kui selleks on kõik olemas, siis miks mitte ausalt jälle mingi looma Jaa. õnnelikuks teha? Absoluutselt. Jah. Nii et issand, väga tore uudis. Lapse Jaa. uudist veel ei tuldud, Täpselt, lapse uudist ei tulnud veel. aga peaaegu. Võib-olla järgmine aasta. Ei tegelikult. Ei, minul ka ei tule järgmine aasta. Mul ka tõenäoliselt mitte. Ei, mul ka, meil on neid lapsi veel Kuigi ma nüüd mingi päev jõudsin selleni, kui ma juba oma kortsuteemasid guugeldasin, siis ma hakkasin mõtlema, et kui juba kortsud tekivad, et kas ma peaks selle peale ka mõtlema, et bioloogiline kell ka tiksub. Ei, kusjuures tänapäeval, ma just mingi aeg lugesin mingit artiklit selle kohta, et nüüd on ju vaata see, et no see munarakute külmutamine on juba hästi ammu teema, onju. Aga nüüd on see veel kuidagi palju mugavamaks tehtud, et kõik mingi külmutavad. Ja mingi, tahtsin 60-set last vaata. No okei, ma ei teaks, kus 60-set on ju, aga nagu mingi hiljemas elueas nii-öelda. Mõtlesin ka, peaks kunagi võib-olla munarakudele külmutada. Võib-olla jah, see on hea põhi. Aga ma ei oska sellest mitte midagi rohkem rääkida, ma ei tea Jaa. sellest mitte midagi, nii et ma ei tea, ma ei soovita kellelegi. Ma ei tea, vaata. Aga nii äge nagu, et meil on nii palju siukseid võimalusi pigem. Ja see on jah lahe, et tänapäeval nagu saad elada enda elu ka enne ja. Mida see isegi tähendab nagu, okei, ühesõnaga. Ei, see on väga crazy. Aga jah, ma ei teagi.
ma ei tea, hakkame vaikselt äkki otsa kokku tõmbama. Jaa, võime tõmmata. Et Jätame midagi järgmisteks täpselt. episoodideks ka. Ja no ma just tahtsin öelda, et meil on ju nüüd suvel tulemas 2 episoodi, ehk siis me ei kao tegelikult mitte kuskile, mis on nagu hästi tore tegelikult. Et juulis juba näeme, me ei oska nagu kuupäeva ega midagi öelda, aga üritame ikkagi, ma arvan, kuskil keskel on ju, et siis on võib-olla siuke kõige lõbusam, et natuke siia, natuke sinna on ju. Ja eks siis juba kohtume ja kellega suvel ei kohtu, nendega kohtume juba sügishooajal, vist oli siis 6. hooaeg. Jah, pärast ma panin pange hoopis. 6 on mul lemmiknumber. Nii et õnnenumber ja ma sündisin ka ju 6. juunil ja ehk siis 606. Ehk siis 6 on minu elus valmis. Nii et ühesõnaga, aitäh kõigile, kes on seda podcasti toetanud, kes on seda hooaega vaadanud. Meil oli väga edukas hooaeg, ma ütleks. Väga ägedad külalised, Kelly, Siil, Taru, issand jumal. Tegelikult ju jah, sellest ei rääkinud, aga meie jaoks ikkagi väga suured nagu sammud edasi ka külaliste mõttes, on ju. Et julgesime nii-öelda minna ka natuke tuntumate tegelaste juurde. Jah, ja täpselt ka võib-olla mingite selliste inimeste juurde, vaata, kes nagu võib-olla on oma erialas hästi tuntud, on ju, kes siin see võlanõustaja näiteks on ja mingid sellised kõvemad sõnad. Jaa, täpselt. Mis on mega tore, nii et aitäh, et te kuulate ja on väga näha, et teid on rohkem siia tulnud, mis on nagu hästi tore. Ja ma ei tea, kohtumegi juba ju järgmisel hooajal ja järgmises kuus. Nii et davai. Jaa, davai. Tšau! Tšau!